Mina olen Kristi Tamm, ma olen eesti keele õpetaja kui võõrkeele õpetaja. See tähendab seda, et ma õpetan inimesi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Ja teinud seda juba väga pikka aega. Ma olen liitunud projektiga Räägi minuga ja ma tean, et väga palju inimesi on liitunud selle projektiga. See on üks kuldaväärt üritus, mis viib kokku nii eesti keelt räägivad inimesed ka kui need, kes tahavad eesti keelt õppida. Me ju kõik teame, et Eestis on 1/3 venekeelseid inimesi ja väga palju tuleb iga aastaga juurde neid, kelle emakeel ei ole ka eesti keel, vaid ta võib olla hoopis mingi muu teine keel. Ja sellepärast ma arvan, et meil, eestlastel, on võimalus väga palju siin ära teha, et inimesed julgeksid hakata rääkima. Kui nende kunagine esimene kokkupuude eestlastega oli positiivne ja kui neid mõisteti, kui neist püüti aru saada, kui neile ei öeldud selle peale midagi halvasti, siis on selge, et ta edaspidi täpselt samuti proovib eesti keeles rääkida. Aga kui keegi pirtsakalt midagi vastab või keegi kuidagi püüab kritiseerida või öelda midagi halvasti, siis see jääb väga pikkadeks aastateks. Ma olen palju kuulnud vene keelt rääkivate inimeste suust, et see, kuidas mulle vastati ja ma ei julge enam üldse suud lahti teha. Tean ka õpetajaid, kes on jätnud selle kogemuse, et inimene ei julge rääkida. Ta muudab siis, kui eestlased sellega haakuvad ja tõsiselt tahavad, sest ma julgen teile öelda ka seda, et eestlane ei ole väga kiiresti avatud inimene. Ja ma kuulsin alles ühe oma endise keeleklikist tuttavaks saanud Ukraina noormehega, kes lõpetas Kiievis meditsiiniülikooli ja tuli Eestisse. Ja nüüd ta töötab, alguses ta töötas Ida-Viru Keskhaiglas, nüüd ta oli selleks, et ta oleks täiesti eestikeelses keskkonnas Tammsalusse, sest seal oli vaja perearsti. Ja ta ütleb, et mu laps on eestikeelses lasteaias, aga seal on ka 3 tüdrukut, kes on venekeelsed. Ja ta suhtleb nendega, sest eesti lapsed keeravad lihtsalt selja ja ei räägi. Et me võiksime ka oma lastele ja väikestele lastele rääkida seda, et mänguväljakul ärge jooske ära, kui teiega hakkab rääkima laps, kes ei räägi teie emakeeles, vaid hakkab siis õpetama ja varsti õpivad teie lapsed ka vene keeles rääkima või inglise keeles rääkima või itaalia keeles rääkima, kui seal on laps, kes seda oskab. Sest Ida-Viru järgi ma saan öelda, et tööturul on konkurentsitult ees vene lapsed, sest nemad oskavad vene keelt, nad oskavad koolis ka juba päris hästi eesti keelt, ka enamus saavad eesti keele keskkooli lõpuks selgeks ja nad räägivad väga ilusat inglise keelt, sest et 3 keelt ja muidu meil ei võeta üldse tööle. Kindlasti ma tahan teile öelda, et selles situatsioonis olete te ka natuke õpetaja rollis ja teile oleks üks suur abimees selles, kui te oma tuttavatele ütlete, et on olemas üks väga hea kursus, üks e-kursus, mis on tasuta, mis on kasutatav ükskõik missugusel kellaajal ööpäevas. Kui ei ole öösel und, siis võib istuda natuke aeg ja kui on hommik või õhtu ja vaba aega, siis saab seda teha. Ei pea minema kursustele kindlaks kellaajaks. Te ei jätta ühtegi tundi vahele, sest te saate ise jälgida, missugune on teie graafik. Püüaksime siis meie, kes me nüüd oleme valmis aitama neid inimesi, et neil tuleks eesti keele valdamine kergemini kätte, kõigepealt seda kõnekeelt harjutada, et nad õpiksid keelest aru saama, mitte sellest, missugused on pöörde või käände lõpud, mis on nagu nii meil jõkke ja mäkke ja tuppa ja koju ja nii edasi ja nii edasi, et see nõuab ikka väga head keelevaistu, kui see selgeks saab. Sellepärast ma kutsun üles kõiki teid, püüdke rääkida lihtsas keeles, sellepärast et metafoorid ei ole alguses inimestele aru saadavad. Alguses ei saa nad keerulisest lauseehitusest aru. Kui meie laused on liiga pikad, siis nad unustavad selle alguse juba ära. Ja sellepärast on vaja rääkida suhteliselt lihtsat keelt. Nii palju primitiivset, nagu alguses räägivad lapsed. Püüame minna sinna tagasi, kui me olime lapsepõlves ja rääkida nii, et mis kõik aru saavad. Ei ole vaja kiirustada, ei ole vaja kiirkõnet teha, vaid rääkida just aeglaselt. Ja alati tasub küsida, kas te saite aru või sina, kas sa said aru ja kui sulle noogutatakse, siis rääkida edasi. Et see tagasiside tuleks kohe, et me teeme pikka juttu ja siis pärast selgub, et ta ei ole nagu midagi aru saanud.